Internetil ei ole piire. Siin võid sa teha ükskõik mida. Näiteks räppariks hakata. Kanepimehe ma kirjutasin otsast lõpuni vetsus istudes. Arvutimänge mängides raha teenida. Mööda maailma tasuta ringi reisida ja selle kõigega kuulsaks saada. Filmides ise ennast saabki. Need on interneti superstaarid. Mina olen Donald. Ma teen YouTube'i metalli ehitusvideoid, mida jälgib 375 000 inimest. Kui mina olen oma tuttavatele alguses ütlesin, et ma olen YouTuber, siis kõik oodavad nagu, et kas sa oled see tüüp või? Tere, mina siin. Donald ei tee vlooge ega räägi enda jälgijatele oma päevast. Kui aus olla, ei räägi enda videotes üldse suurt midagi, vaid pigem näitab. Ta ehitab asju, ehk teeb ingliskeelse nimetusega DIY videoid. DIY, do it yourself, tee ise. Ja siis ma teen asju ise. DIY ehk ise tegemise videod on YouTube'is väga populaarsed. Sealt võib kas midagi õppida. And now that we have those lines, let's cut those with the X-Acto blade as well. Või siis lihtsalt vaadata, kuidas keegi teine midagi meisterdab. Taolisi videoid teeb ka Lõuna-Eestis elav Donald. Ta teeb regulaarseid postitusi sellest, kuidas ta enda kodutalus mõnda masinat parandab või hoopis uut ehitab. Nii, see on minu töökoda. Siuke väike ruum on ja siin ma toimetan. Ja see on minu käsil olev projekt. Amfiibsõiduk, nagu ratastega vann, ratastega paat. Saab sellega sõita soos ja vees. Seda ratastega paati on Donald ehitanud viimased 4 kuud ja tema YouTube'i kanalil on tööst umbes 20 videot. Seda, kuidas Donald sõnagi lausumata enda amfiibsõiduki kallal nokitseb, on kokku vaadatud üle 30 miljoni korra. On äge vaadata lühikese aja jooksul näiteks nädal aega kestnud tööd, mis on siis kompaktselt kokku pandud mingi 20 minuti sisse. Sa saad teada, mis seal toimub, aga sa ei pea olema ise seal nädal aega juures ja vaatama, kuidas see toimub. Ma nagu väga seda video ülesehituse kvaliteedi pärast nagu ei põe või selles mõttes valgustuse pärast, et oleks võimalikult kunstiline. Minu jaoks on pigem see oluline, et nad saaks aru, kuidas seda teha tuleb. Kui tuleb kunstiliselt hästi välja see kaader, siis on ka päris hea. Aga ta ei tee videoid lihtsalt oma lõbuks, vaid on üks väheseid eestlasi, kelle on õnnestunud koguda nii palju vaatajaid, et ta ongi täiskohaga YouTube'i palgal. Nagu rusikreegel on see, et 1000 vaatamise kohta umbes $1 on see raha, mida võib sealt kätte saada. Et siis, kui lähed vaatad mingit videot, millel on, ma ei tea, 100 000 vaatamist, siis see on $100. Mina ise isiklikult ei teeni Eesti keskmist palka, sest ma maksan endale nagu mõistlikult palka, aga minu ettevõtte teenib rohkem. Mul on ettevõte ja raha tuleb ettevõtte kontole, sealt ma maksan endale palka, maksan haigekassat, tulu ja sotsiaalmaksu, eks, ja siis niimoodi toimetan, et see on nagu kõige mõistlikum. Ehk siis Donald teenib raha sellega, et ehitab kodus asju, mida nagu nii vaja läheb. Kõlab nagu unistuste töö. See oleks minu unistuste töö siis, kui ma ei peaks seda filmima. Seda ma nagu niimoodi otseselt ei naudi, ma naudin asjade ehitamist rohkem. Donaldi YouTube'i karjäär on nõudnud aastate pikkus sihipärast tööd. Oma esimese video, õigemini slideshow, pani ta üles juba 2014. aastal. Ma üldiselt ei vaata oma videoid uuesti, et see aeg, mis ma olen nagu nendesse pannud, et mul ei ole nagu mõtet uuesti aega kulutada, et kuna aega meil juurde ei teki, siis ei ole mõtet aega sellega raisata. See video kogus veidi vaatajaid ja mees laadis veel aeg-ajalt üles ülevaateid enda projektidest. Suurem läbimurre toimus aga 4 aastat tagasi, kui ta Austraalias tööl käis. Ma tulin tagasi Austraaliast ja siis vaatasin, et tööle ma minna ei taha, kontoris ma istuda ei taha. Ma nagunii, mul on vaja neid asju kodus ehitada, et siis ma vaatan, filmin ja siis hakkasin nagu täiskohaga seda tegema selle eesmärgiga, et see saaks siis minu põhiliseks sissetuleku allikaks. See algus on YouTube'iga alustamine on selline, kõigepealt on hästi pikk
platoo põhimõtteliselt. See tuleb ära kannatada, tuleb lihtsalt videoid teha ja siis mõni video saab nagu rohkem vaatamisi, siis tuleb selline video, mis saab rohkem vaatamisi kui kõik eelnevad videod kokku ja siis see avab nagu seal YouTube'i algoritmis, ma eeldan, et siis mingisuguse nagu saab laiema haarde see kanal ja siis tuleb vaatajaid juurde, tellijaid juurde ja siis tuleb lihtsalt edasi teha. Lihtsalt tuimalt teha. See käia statiiv näiteks on YouTube'is, sellest on video üleval. Puurpingi laud siin. Hüdropressi ehitasin ise. Selle ma ehitasin ka, selle ruumi. Kui see kast on minu tehtud, siis see kraana on minu ehitatud siia peale. Siin on mul need ATV roomikud, mis ma ehitasin. Siin on minu saeraam. Peab olema video vaadatav, ta peab olema universaalne, kui lihtsalt piirduda sellega, et nii, ma olen nüüd eestlane ja siis ma teen eestikeelset sisu, siis ma automaatselt ahendan selle vaatajate arvu nagu alla 1 miljoni inimesele. Võiks teha kohe, mõelda nagu suures plaanis ja teha see internatsionaalseks. Tema 400 000 jälgijast ongi enamus välismaalased. Eestlasi on 0,3% äkki. Esiteks ma ei ole nagu reklaamid kuskil oma kanalit, ma ei tee eestikeelset sisu. Kui lüüa sisse eestikeelne mingi otsingusõna, minu kanal ei tule sealt esile. Ja siis enamus inimesi elab ikkagi linnas, et nagu linnakorteris ei hakka nagu mingid asju ehitama, et siis ja neid ilmselt ei huvita siuke asi. USA on põhiline, siis on Venemaa, et põhiliselt nagu riigid, kus siis räägitakse inglise keelt või siis nagu riigid, kus tehakse palju asju ise, nagu on Venemaa. Ühe video monteerimine võtab aega kuskil keskel läbi 5,5 tundi, kus ma siis lõikan sellest 10-tunnisest või 13-tunnisest materjalist kokku selle 10–30 minti video. Esmaspäevast neljapäevani ehitab mees masinaid ja reedel tegeleb praktilise YouTube'i poolega. Monteerib, postitab video ja vastab kommentaaridele. Põhiline on panna pealkirja ja siis kirjeldus, et mida ma teen. Kuna mina inglise keeles teen, siis on kodukootud roomikud, home, made, tracks ja siis tehnilise poole pealt oleks hea, kui oleks hea internet, aga kuna ma elan maal, siis ma pean leppima mobiilse internetiga. Praegusel juhul on see 4G ja valguskaablit siia niipea ei tule, et siis üleslaadimine on ka nagu tehniliselt raskendatud, kuna see võtab nii kaua aega. Oleks hea, kui suhelda siis inimestega, kes kommenteerivad, et juhul, kui ta ei ole veel kanalit tellinud ja sa talle vastad, siis on suur võimalus, et ta tellib su kanali ja vaatab ka järgmiseid videoid, et see on ka nagu kuidagi viis, kuidas seda kanalit kasvatada. See kasv on progresseeruv. Minul kasvas niimoodi, et iga aastaga 2-kordseks nagu, aga iga aastaga harjud ära selle tasemega ja siis ei tundu nagu, et nii nüüd on see hetk, kust alates nüüd on nagu kõik hästi, et ikka tahaks rohkem ja paremini teha. See on nüüd siis nii-öelda auhind YouTube'i poolt, kui sa oled saanud oma kanalile 100 000 tellijat. Ja järgmine on siis 1 miljoni puhul, mis on kuldne. Donaldil on suur eesmärk tõsta enda kanali tellijate arv 2 aastaga 1 miljonini. Kui on rohkem vaatajaid, see tähendab, on rohkem raha, see tähendab, et on rohkem raha, mida investeerida omal siin tööruumidesse. Mehel ongi plaani jõuda lõpuks nii kaugele, et ta saaks ise midagi toota. Nagu mul on öeldud, et hakata midagi nagu päriselt tegema selle asemel, et YouTuber olla. Et võiks olla mingi toode, mida toota. Aga kuidas siis ikkagi jõuda selleni, et YouTube'i videotega päriselt palka teenima hakata? Seal ei ole nagu mingit saladust, et lihtsalt tuleb teha videoid ja tuleb teha seda, mis meeldib. Kui see on sulle nauditav, siis on inimestele nauditav seda vaadata. Siin mingit salanõksu ei ole, et tehke nii ja siis tulevad vaatamised ja tellijad.